Nii, jätkame siis selle meelte uuendamise teemaga ja täna on siis juba 3. osa. Nii, eelmisel korral siis oli juttu sellest, et uuendatud meel annab meile juurdepääsu muudetud elule. Ja mida enam me siis viime oma mõtteid kooskõlla Jumala sõnaga, seda enam meie elud ka muutuvad. Muutub selle sarnaseks, mida Jumal on meile pakkunud või tahab meile pakkuda. Ja siis rääkisin ka sellest, et võit ei ole see, kui kurat meid rahule jätab, vaid tõeline võit on see, kui me suudame säilitada rahu ja nii-öelda puutumatuse sel hetkel, kui kurat ründab või on sihikule võtnud. Ja meelte uuendamisega on siis seotud ka vaimne kasv ja küpsemine. Ja mõnikord me räägime sellest, kui oluline on omandada oskuseid näiteks tööelus. Mina lähen ka nüüd esmaspäeval kooli mõneks päevaks. Täiendama ennast, et on ju oluline ennast tööalaselt hoida siis, kuidas ma ütlen nüüd, oskuslik. Või siis on väga kasulik osata autot juhtida näiteks, eks ju. Või siis on mingi hobitegevus, kus me tahame enda oskuseid arendada ja parandada, et see on nagu hästi päevakorras, et sellest tihti räägitakse, aga samamoodi on samasugune oskus hoida kontrolli all oma mõtteid ja siis panna neile piirid, distsiplineerida neid. Sest Kristuses kuuluvad, nagu ma olen rääkinud, meile kõik õnnistused juba kuuluvad, nii tervis kui jõukus, kui rahu, kui rõõm, aga sinna pärandi hulka kuulub ka mõistlik meel. Ja nii, nagu me kasutame usku näiteks oma tervise kaitsmiseks, või siis ma ei luba kuradil enda finantside kallale tulla, et ma seisan talle vastu usus meelevallaga. Samamoodi rakendan ma ka usku mõistliku meele ja oma mõttemaailma jaoks. Täpselt samamoodi. Kui me ei taha olla kõigutatud sellest, mis meie mõistuse vastu tuleb, või kui me ei taha olla juhitud tunnetest, mis meid valdavad siis, kui meil mingid mõtted pähe tekivad, siis on meil vaja rakendada usku samamoodi mõistliku meele tarvis ja oma mõttemaailma üle. Jumal ei hoia kunagi tagasi mitte ühtegi õnnistust meilt. Et see vool, mis Jumal on andnud, oma õnnistuste vool, see on alati voolamas, iseasi, kas me seda vastu võtame. Et see vastuvõtja on mõnikord siis takistatud või meie oleme selleks takistuseks siis, kui me mõtleme valesti. See, kuidas sa mõtled, mõjutab seda, kuidas sa usud. See, kuidas ja mida sa usud, mõjutab seda, mida sa välja räägid. Ja see, mida sa välja räägid, mõjutab seda, kuidas sa käitud ja kuidas sa elad. Ja õige mõtlemine juhib meid õige käitumise juurde. See näitab, kui oluline on tegelikult õigesti mõelda või mõelda kooskõlas Jumala sõnaga, või võtta siis need impulsid kuskilt mujalt, eks. Aga meie kuldsalm 2. Timoteus 1.7 ja mulle meeldib see klassikaline laiendatud tõlge. 2. Timoteus 1.7 ütleb, et sest Jumal ei andnud meile pelglikkuse ehk arguse ega arameelsuse ega lömitamise ja närtsiva hirmu vaimu, vaid ta on meile andnud väe ja armastuse ning rahuliku ja tasakaaluka meele, distsipliini ja enesekontrolli vaimu. Hirm esitab väljakutse mõistlikule meelele,
ta hirm esitab väljakutse armastuse vaimule ja ka väevaimule. Hirm oponeerib nendega. Ja hirm tuleb siis nagu meie meele vastu, aga meil on meelevald hirmu üle. Pastor Nancy Dufresne tõi näite siis omakorda Kenneth Hagini ühest näitest, kus Kenneth Haginil oli üks mingisugune periood elus, kus toimus rünnak tema mõistuse vastu. Ta ei täpsustanud, mis see oli, see ei olegi oluline, aga oluline on see, et kui ta kodus kõndis, siis kurat ütles talle sõnad, et vaata, su käed värisevad, sul on hirm, ma olen su kätte saanud. Ja Hagen vaatas oma käsi ja tal reaalselt füüsiliselt käed värisesidki, sest et see, mida kurat soovitas, avaldas mõju tema füüsilisele kehale. Aga see, mida Hagen vastas, on väga oluline. Või see, kuidas ta vastas. Ta ütles, mu käed võivad väriseda, aga mu vaim, kes on tõeline mina, ei värise. Et see on usk. Seda ütelda usus. Ja et tegelikult ju see keha ei olegi see tõeline mina. Et mis see tõeline mina on siis? Et täna vaatamegi siis, millest inimene koosneb siis 3 osast, eks, et me oleme Jumala moodi loodud, Jumal on vaimolend, me oleme ka tegelikult ju vaimolend. Et me elame ihus, aga me ei ole see keha. Ja meil on hing. Millest hing koosneb? Hing koosneb tunnetest, mõtlemisest ja tahtest. See on nagu hingekomponendid, aga ma ei ole hing, see tähendab, ma tegelikult ei ole tunded. Ma ei ole enda mõtted, ma olen vaim ja Jumal tegeleb ka vaimuga. Kui ta räägib sinu vaimule, mitte su mõtetele, mõistusele ega ka su kehale. Ja oluline on ka see, et me ei peaks lubama sellel, milles me elame, dikteerida selle, kuidas ma elan. Ehk see tegelikult, see, mis mu keha tunneb või ütleb, ei peaks dikteerima seda, kuidas ma elan. Sest see, mida ma, ütleme, need aistingud, mis ma oma kehas saan, ei anna mulle alust seda, mida välja räägin. Minu mõte on selles, et see, mis ma välja räägin, peaks tulema minu vaimust, minu tõelisest minast. No ma ütlen, et tegelikult, mis tundmused minu kehas on, eks ju, praegult on niisugune mõnus, mitte mõnus jutuvärkides mõnus, aga ma saan kõike seda praktikasse panna, mis ma nagu räägin, eks ju, et mis mõtted mulle kurat pähe paneb, eks ju, näed, kurk on valus, see haigeks, ma ei jää, seisan Jumala sõna peal, eks ju. Et ma ei võta seda mõtet vastu, sest ma tean, et ma ei ole mitte haige, kes tahab terveks saada, vaid ma olen terve Kristuses, kes kaitseb oma tervist kuradi eest. Ma ei lase seda röövida. Eks. Ja minu vaimus on vägi, armastus ja mõistlik meel. Ja see, mis minu vaimus on tegelikult Jumala sõna. Et ma võtan selle, mis on minu vaimus ja räägin välja. Need vihjed, mida ma välja räägin, ma pean saama oma vaimust, mitte kehast, sest kurat võib ka panna siia igast valu siia, valu sinna, eks ju. Et mis ma välja räägin? Kas ma saan info oma kehast, oma hingest või ma saan ikkagi oma vaimust? See, mis ma välja räägin, ma peaksin saama oma vaimust, ehk mis oleks kooskõlas Jumala sõnaga. Et ühesõnaga ära lase oma kehal sulle öelda, mida sa usud ja kuidas sa mõtled. Ma võiksin vabalt mõelda, et no nii, hakkab pihta, keha tunneb seda, äkki tuleb haigusleht. Ma ei mõtle nii, sest mina ütlen, see, mis keha tunneb, on vale. Sest ma tean, mis ma Kristuses olen. Ma tean, mis ma vaimus olen. Ma olen terve Kristuses. Ja see ongi see, et kui ma poole ma valin, mida ma valin mõelda? Ja kelle raportit ma usun?
Jumala oma või seda, mis mu keha räägib. Ja uuesti sünnil Jumal annab meile täiesti uue vaimu, eks ju? Ta ei lapi vana vaimu, ta ei tervenda vana vaimu. Ta annab täiesti uue vaimu, sest vanas vaimus oli patt, see oli surnud. Aga uues vaimus, mille Jumal on andnud uuesti sündinud kristlasele, on Jumala loomus, Jumala armastus, Jumala elu on selles vaimus. Järelikult me olemegi ju Kristuses täiesti uued loodud, uue vaimuga. Ja see juhtus hetkega. Aga see, mis meie hingega või kehaga toimub, see on nüüd eluaegne protsess, mis siin maa peal elame. Ja see ei toimu üleöö ja see on meie vastutada või meie teha siis. Nii nagu me räägime praegu meelte uuendamisest, et see on elukestev protsess, tõesti, see, et ma viin oma mõtted kooskõlla Jumala sõnaga, samamoodi on tegelikult elukestev protsess oma keha, oma ihu allutamine oma vaimule. Igale mõttele tuleks tähelepanu pöörata. Iga mõte, mis proovib röövida sult rahu, sellele mõttele tuleb mida teha? Oleme rääkinud, mida tuleb teha mõttega, mis tahab röövida rahu? Tuleb vastata, eks ju. Ja mida me mõnikord teeme, on see, et tuleb mingi mõte ja me hakkame nagu ketramast enda peas. Heietame ühtepidi ja heietame teistpidi ja nii või naa. Ja mõtleme, kas see mõte nüüd on õige või see on vale. Ja me mõtleme seda mõtet ühtepidi ja teistpidi uuesti, aga kui see mõte röövib rahu, kui ta ei tooda rahu, siis tuleb kohe vastu seista. Kohe vastu seista. Sest mõtted, millele sa vastu ei seisa, saavad loa jääda. Sest mida ütleb Piibel? Ütleb seda, et seiske vastu kuradile. Seiske vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Aga kui me ei seisa vastu kuradile, ta tuleb ja hakkab siia väljastpoolt pommitama, eks ju. Mõnikord nagu kuulipildujast võib lasta niisuguseid mõtteid, nagu mõtterünnakud on. Ja kui me ei seisa vastu talle, siis ta tegelikult ongi siin ja pommitab. Ja me mõtleme, jama lugu, eks ju. Aga kurat põgeneb ainult siis, kui me vastu seisame. Vastasel korral ta jääb ja pommitab. Ja kuidas siis vastu seista nendele mõtetele, mis kuulipildujast meelte vastu tulevad? Et see on jälle harjutamise küsimus, see on sama, ikkagi ma kordan üle, see on täpselt sama, ütleme samamoodi, et sa pead vastama sellele. Et see pole minu mõte, sa vastadki nagu füüsiliselt häälega. See pole minu mõte, sest Jumala sõna ütleb, mina ütlen, see siin ei ole minu mõte, see ei ole üldse kuradi territoorium praegult, see isegi see keha, mitte see minu mõte ei ole ka minu, see, et kas ma jään haigeks või ei jää, vaid mina ütlengi, et tema vermete tõttu ma olen terveks saanud, ma sõnastan selle välja. Ükskõik, mis olukord see on, see võib lastega seotud, see võib olla suhetega seotud, see võib olla mis iganes, eks ju. Sa sõnastad selle välja just niimoodi Jumala sõnaga. Ja seda tegelikult tuleb harjutada, et vale mõte siis sellega tegelemiseks õige viis on vastamine, Jumala sõnaga vastamine ja mitte pelgalt mõtlemine. Me mõnikord võtame, et ma mõtlen selle, ma mõtlen Jumala sõna vastuseks sellele rünnakmõttele. Või siis ma üritan nagu tähelepanu kõrvale juhtida, enda tähelepanu, aga õige on see tegelikult, nii nagu Luuka 4. peatükis, kui Jeesus oli kiusatud kõrbes, siis tema vastas. Ta vastaski täpselt niimoodi, et Jumala sõnaga, et kirjutatud on.
Ja see, mida siis uuendatud ehk distsiplineeritud meel teeb, ongi see, et ta vastab ja räägib välja Jumala sõna, Jumala mõtteid. Sest kurat tahab hoida sind sellel mõttetasandil, see on tema territoorium, ta on seegi, kus ta opereerib, see, kus ta toimetab ringi, ongi see hingeline tasand, mentaalne tasand. Et ta tahab seda, et sa võtaksid selle mõtte vastu ja hakkaksid seda uuesti ja uuesti oma peas ringi ketrama ja ketrama ja ketrama ja aga just, et kui see nagu rünnaku mõttes on, et siis tuleb see vastus Jumala sõnana sõnastada välja. Aga kas siis meelte uuendamisega seoses me enam ei mõtlegi? Ei mõtle. Mõtleme küll, me ei lõpeta mõtlemist, et siin on need kaks eri asja, et üks on see, et kas ma nüüd rünnakule vastan, et siis ma tõesti sõnastan. Nii nagu tegelikult ma mõtlesin selle peale, et kui Jumal lõi maailma, siis ta ka ütles sõna välja ja see asi sai, et elu ja surm on keele võimuses. Tegelikult on see ju, mis reaalsust loob. Et kas ma sõnastan välja. Aga me ei unusta nagu seda mõtlemist ära, et me ikka mõtleme, aga me peaksime ka mõtlema usumõtteid, sellepärast, et usumõtetest me saame selle, mida me välja räägime. Et usumõtted annavad siis nagu selle ajendi, mida me valedele mõtetele vastame ja seda me teeme siis häälega. Ja usumõtted me siis pöörame tegelikult sõnadeks, eks ju. Ja iga päev on meil vaja siis kannatlikkust ja hoolsust ja tähelepanelikkust, panna tähele neid valesid mõtteid. Sest mõnikord, ma olen ise kogenud, nad ei tule niimoodi kõik siuksed mõtted, et näed, et nüüd tuleb mingisugune rünnak, on see haiguse rünnak või on see mingi muu, nad tulevad nii salakavalalt mõnikord. Mõnikord on niimoodi, et ma ei tea, kas keegi on avastanud ennast niimoodi, see võib olla töösituatsioonis, et keegi ütleb midagi või teeb mingi märkuse või asja ja siis sa tahad mingil hetkel nagu kas siis lahendama seda minna, aga enne seda sa mõtled stsenaariumid läbi enda peas on ja siis see hakkab emotsioone kerima ja siis oled sa juba üsna tige niimoodi. Tegelikult tuleb ka nendele mõtetele vastu seista ja need ongi need natukene salakavalamad mõtted minu arvates, mis me võime enda pähe lasta. Nii, et kui me siis uuendame oma meeli, siis me muudame oma elu, aga üks hea näide, mida ma arvan, et Kenneth Hagin ütles, on see, et nii nagu juuksed ei püsi soengus terve sinu elu jooksul, tõenäoliselt ka mitte päeva jooksul, ei püsi ka sinu mõtted kogu aeg kontrolli all ja meel uuendatud. Eks seda on vaja igapäevaselt teha, see ongi see, et nii nagu ma teen iga päev kammin juuksed ja teen soengu endale, siis samamoodi ma pean iga päev kontrollima, mida ma mõtlen. Et hoida oma meeled uuendatuna. Sest elusituatsioonid tahavad kiskuda, ütleme sellest, nagu, et me meeled ei püsiks uuendatuna. Et see on see, et kas me mugandume selle maailma järgi. Et sellist päeva ilmselt, mitte ilmselt, no ei tulegi, kus me võiksime öelda, et kõik valmis, ma jõudsin tippu, meeled on uuendatud. Nii kaua, kuni me siin maal oleme, nii kaua me sellega tegeleme ja tegelikult, et kust me selle, võib-olla ka selle mõtte saame, mis teemaga me tegeleme. No, meie rääkisime sellest armastuse teemast, eks ju, armastuses käimisest ja mõtlesime, et võib-olla on see valdkond, ütleme, kelle jaoks see tervis on, eks ju, et kelle jaoks mingi teema muret tekitab või ta tunneb, et ta on nõrk sellest, ta peaks arendama ennast. See ongi see valdkond, millega sa hakkad tegelema, sa hakkad kirjakohti leidma piiblist. Ja hakkad oma meeli uuendama selle valdkonnaga, eks. Aga mis on tegelikult meie privileeg, on ju see, et meie teame, millised on õiged mõtted või mida Jumal tahab, et me mõtleksime. Et meie teame piiblit, meil on see võimalus lugeda, et maailmas inimesed ei tea, et need on hirmumõtted, kui palju on inimestel tegelikult hirmumõtteid või depressiivseid mõtteid, ärevaid mõtteid,
et meil on see privileeg, et see meelte uuendamine ei ole nagu ainult kohustus meil, vaid see on ka tegelikult meie privileeg. Meil on võimalus võtta Jumala sõna ja need Jumala mõtted ja asendada enda mõtted nendega ja saada vabaks hirmust või ärevusest, depressioonist. Ja need samad hirmu või kahtluse või mis iganes mõtted meile tulevad, et need tulevad meile väljapoolt. Et need ei tule meilt seest, eks ju, et meie kurat ei ela meie sees. Et ta tuleb, ründab siit väljapoolt meie mõistust. Ja me peame valvama, et me neid mõtteid sisse ei laseks, aga kuidas me need mõtted sisse saame lasta endale? Kui need siia vastu tulevad niimoodi, kurat pommitab, kuidas me need mõtted sisse laseme? Me laseme siis, kui me hakkame mõtlema neid. Sel hetkel me oleme need sisse endale lasknud. Me hakkame uuesti ja uuesti mõtlema nende peale ja keerutama neid justkui enda peas. Siis me oleme need valed mõtted endale pähe lasknud. Seega me peame valvama, et me seda ei teeks. Ma lähen korra Rooma 12 peatükk. Esimene salm, ja ma loen selle Legacy standard piibli tõlkes. Esimese salmi esialgu ainult Rooma 12.1. Seepärast manitsen ma teid, vennad, Jumala suure halastuse pärast andma oma ihud elavaks, pühaks ja Jumala meelepäraseks ohvriks. See olgu teie vaimne Jumala teenistus. Et mõned inglisekeelsed tõlked ütlevad, sest eesti keel vist ütles, et see olgu teie mõistlik Jumala teenistuse. On ju? Aga siin mõned inglisekeelsed, sealhulgas see Legacy standard ütleb, et see olgu teie vaimne Jumala teenistus. Et me oleme harjunud, et me kas või siin koguduses enne koosolekut meil oli ülistus, eks ju, et mängiti pilli, laulsime, me olime ülistuses Jumala ees, tõstame käed ja see on see ülistus, eks ju, millega me oleme harjunud. Aga see, mida me oma ihuga teeme ja kuidas me seda kohtleme, on ka üks ülistuse ja Jumala teenimise viise. Teine salm, sama Rooma 12.2. Esimese loen contemporary tõlkes. Ärge olge nagu selle maailma inimesed, vaid laske Jumalal muuta oma mõtteviisi, et te oskaksite teha kõike, mis on hea ja meelepärane Jumalale. Üks teine inglisekeelne tõlge ütleb, et ärge muganduge selle maailma normidega, vaid laske Jumalal teid seest poolt muuta teie meele täieliku muutmise kaudu, et te tunnetaksite Jumala tahtmise, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Et nii nagu Jumal andis uuesti sünnil meile vaimu momentaanselt, eks ju, uus vaim, siis nüüd esimene salm räägib sellest, mida meie peame tegema kehaga. Jumal ei tee meie kehaga midagi. Ta on andnud see ülesanne meile. Ja teine salm räägib siis, mida me peame tegema oma hingega. Jumal ei tee meie hingega ka mitte midagi. Ta on andnud selle ülesande meile. See on meie vastutusala. Et me ei saa oodata, et Jumal tee mu kehaga midagi. Tee minu hingega. Et tema ei tee midagi, et see ülesanne on meile antud ja ta on andnud meile ka vahendid, ta on andnud oma sõna ja ta on andnud juhised, mida ja kuidas teha. Ta ütleb, alistage oma keha Jumalale. Miks? Kui me alistame oma kehad Jumalale ja uuendame oma meeled, siis see on suurim kaitse kuradi vastu. Kurat ei saa sind petta siis ega meelitada pattu tegema, kui sa oled alistanud oma keha Jumalale ja uuendanud oma meeled ja viinud kooskõlla Jumala sõnaga. Et
et mis see siis tähendab, et ma alistan oma keha Jumalale? Et kui enne uuesti sündi tegin, mida tahtsin, eks ju, käisin, kus tahtsin, tegin, mida tahtsin, siis nüüd tegelikult me oleme pühavaimu tempel. Et ma annan Jumalale oma keha kasutada, sest ma ei ole enam enda oma, ma olen Jumal oma. Tema voolab meie ihu anumat pidi. Tema kasutab meie keha enda töö tegemiseks. Ja see on ju see, et ei ole ju loogiline, et ma oleksin tegelikult ühel hetkel, ma alistun Jumalale ja teisel hetkel ma alistun patule. Et me peaksime taotlema, ja see on meie otsus, see on meie valik tegelikult. Kas me alistame oma keha või mitte? See on nagu sama otsus, et kas ma või muudan oma meelt või mitte. Samamoodi. Et ma teen ise otsuse, ma teen reaalselt otsuse, et ma ei tee enam oma kehaga näiteks midagi või ma ei lähe, ma ei vii oma keha kuskile ööklubisse või kuhu iganes, eks ju, võib-olla enne päästetud saamist, mida iganes tehakse või kus käiakse. Et just Jumal teab seda, et see, kui me ihu on alistatud Jumalale ja meil on uuendatud, Jumal teab, et see on suurim kaitse vaenlase vastu ja see ongi see üks asi, miks ta ju tahab, et me seda teeksime. Sellisel juhul ei saa kurat ligipääsu sinule. Aga mõnikord on see, et tulevad, ütleme, et kas siis tulevad, et valed mõtteviisid või see, et valed teod, need on need asjad, kuidas me võime kuradile ukse avada. Tegelikult on see, et me ei ole tegelikult oma keha alistanud Jumalale või me lähme vana mõtteviisiga kaasa. Et need on need olukorrad, kus me võime kuradile ukse avada ja ta saab tulla millegagi rünnata, aga samas me saame selle ukse kinni panna siis. Küsida Jumalalt, et mis olukord see on, et kus ma näiteks oma mõtlemisega, mida ma olen valesti mõelnud uskmatult või ma olen midagi teinud, mis ei ole nagu kooskõlas võib-olla Jumala sõnaga, oma kehaga, ütleme. Et see, et tulevad mingisugused himud või tulevad mingisugused mõtted, ei tähenda, et ma neid kohe sisse pean laskma. 1. Korintuse 9:27 on mul siin üks laiendatud tõlge, on huvitavalt kirjas. Aga nagu poksija ma distsiplineerin rangelt oma ihu ja teen selle oma orjaks, et pärast seda, kui ma olen teistele sulgudes evangeeliumi kuulutanud, ise kuidagi kõlbmatuks ei saaks või teenistuse jaoks kõlbmatuks ei saaks. Paulus teadis ka, et ta peab alistama oma keha ja ma mõtlen, et tegelikult nii suur apostel, nagu Paulus oli kirjutanud pool evangeeliumi, tema kirjutas pool Uuest Testamendist, pidi ka kirjutama välja selle, et ma alistan oma keha ja teen selle enda orjaks. Sest me võime mõnikord teada, mis on õige käitumine, aga meil on vaja ka teha nii, nagu on õige. Käituda õigesti, sest see on huvitav mõte sellega, et ise kuidagi kõlbmatuks ei saaks. Et see, kui ta teadis, et kui ma pean ka oma keha alistama, ma ei saa rääkida teistele ja samas teha oma kehaga, mida ma ise tahan. Paulus teadis seda ja ta pidi tegema orjaks. See, et tema õpetas midagi, ei alistanud tema keha automaatselt. See ei olnud niimoodi, et Paulus õpetab või kirjutab siin pool Uuest Testamendist ja tema oli sellel tasemel, et tema keha oli automaatselt alistunud Jumalale. Ta pidi seda ise tegema, see oli tema valik, ta pidi ise allutama. Seega
meil on nii meelevald oma mõtete üle, mida me oma mõtetesse sisse laseme, samamoodi on meil ka meelevald selle üle, mida me oma kehaga teeme. Et juhul siis, kui on halb harjumus või on ka sõltuvuse teemad, mis inimesi seovad, reaalselt ongi seovad inimesi. Või need sõltuvused tagant kihutavad või utsitavad, siis mida teha siis? See on samamoodi, nii nagu ma vastan valele mõttele, siis ma sõnastan ka siin selle, et ei, ma keeldun oma keha alistamast patule. Ma keeldun seda asja tegemast, sest ma alistan oma keha Jumalale. Et see on jällegi niisugune teadlik otsus endal. Et ma ei alista harjumusele ega sõltuvusele, isegi kui keha tegelikult tunneb seda. Ta tunneb vajadust või sellest kihku teha. Aga tegelikult Jeesus on vabastanud meid sellest. Ja millal ta vabastas? Siis kui inimene Jeesuse vastu võttis. Uuesti sünnil. Kristuses me oleme vabad. Aga kui me juurutame halva harjumuse või mingisuguse sõltuvuse, siis juhtub selline asi, et kurat hakkab sellele energiat andma. Ta nagu võimendab seda. Aga kui me seisame vastu, võtame meelevalla, me alistame oma keha Jumalale, siis kuradil ei ole midagi, mida võimendada või kuhu energiat juurde lisada. Ja see on täpselt sama asi, et ma sõnastan selle vastuse sõnadena, mitte ei mõtle ainult, vaid ma sõnastangi, et ei, ma ei alista oma keha, ma ei luba oma kehal alluda sellele harjumusele või sellele sõltuvusele, ükskõik mis sõltuvus on. Sõltuvusi on erinevad. On joomine, suitsetamine, mis iganes, narkootikumid. Ja seda tuleb ka teha usu läbi, nii nagu kõik ilma usuta võimatu olla Jumalale meelepärane. Nii nagu ma seisan ja kaitsen oma tervist usuga, nii nagu ma seisan oma mõistliku meele heaks usu läbi, samamoodi ma alistan oma keha Jumalale usu läbi, kasutan usku selleks. Ja see on üks asi, millega pannakse kuradil uks kinni. See näitabki, et tegelikult, mida Jumal tahab meile, on see, et me ei pea olema, kuidas nagu, kui need sõltuvused või need pahad harjumused, mis iganes meil elus on, et need tegelikult on just kui meil selja taga või kuklas, need kihutavad meid tagant. Nad sunnivad meid midagi tegema, eks ju. Jumal ei ole ette näinud meile elu, et me oleksime tagant aetud või sunnitud või kuidagi tagant piitsutatud. Olgu see siis halb harjumus, sõltuvus või kannatamatus või viha või mis iganes teema. Aga Jumal tahab mitte meie selja taga nagu kubjas olla, piitsutada meid, vaid mida tema tahab ja mida tema meile võimaldab, on see, et ta kõnnib meie ees ja juhib meid. Mitte ei sunni tagant. Jumal juhib meid. Nii et meil on võimalus olla juhitud Jumala poolt, mitte piitsutatud tagant sõltuvuste või oma keha või oma tunnete poolt. Nii et mida tähelepanelikumalt me Jumala juhiseid järgime, seda täpsemalt me ka elame Jumala sõna kohaselt. Ja seda enam me tegelikult ka Jumala õnnistustest osa saame, kui me oleme allutanud oma ihud Jumalale, kui me viime oma meeled kooskõlla Jumala sõnaga, siis selle läbi me paneme ka ukse kuradile kinni ja ta ei saa meid sellisel määral tegelikult enam tülitada. Ta võib, kuidas ma ütlen, ta võib üritada, aga ta ei saa sisse, sest me oleme ukse kinni pannud.